põnevalt meie ümber. Kui 2 aastat tagasi ma küsisin kolleeg Hans-Gunter Lokilt, mis võiks olla see teema, millega me võiksime mikrotonaalsuses tegeleda, sest mikrotonaalsus on nagu ookean või pigem ta on nagu, kuidas öelda, tähesüsteemide süsteem. On võimalik tegeleda kõikide asjadega mikrotonaalsuses. Siis Hans pikemalt mõtlemata pakkus välja selle, et see võiks olla 22 edo ehk 22 VJO eesti keeles, mis tähendab lõpuks seda, et see oktav, mida me teame klaveri peal, mida me oleme harjunud jagama 12 võrdseks osaks, siis 7 valget ja 5 musta klahvi piltlikult öeldes jagatakse nüüd 22. Ja mis hakkas pärast seda juhtuma, on midagi täiesti müstilist, sest ühesõnaga me absoluutselt ei kujutanud ette seda, et esiteks eelmisel aastal, kui me selle süsteemiga hakkasime tööle, meid tabas teatavasti koroonaviirus ja kogu üldmusikapäevade tegevus kolis üle veebi ja toimuski ainult veebipõhine konverents, kus me hakkasime tegelikult selle süsteemiga tööle, mis samas andis väga huvitavaid võimalusi selles mõttes, et meie üldmusikapäevad tänu sellele muutusid kontinentide vaheliseks. Ja sealt kasvas välja selline idee hakata selle süsteemiga tööle ja kasvas välja selline õppering Gradus ad Parnassum, mis on nüüd toimunud pärast eelmise aasta üldmusikapäevi kevadel 12 korda ja sügisel 12 korda. Nii et sellest sisuliselt kasvab välja selline ülikooli seminar, doktorantuuri seminar. Ja nüüd oleme jõudnud aastasse 2022, eks, ühesõnaga meid takistati tegelemast selle 22 helisüsteemiga varem. Ja nüüd hakkas sündima. Läheme meie massiarusse, et hakata tegema töötuba, mis on pühendatud 22 edo helisüsteemile, mis oli töötu alguskuuga 22. jaanuar. Nii. Hakkame meie minema üleeile sealt massi ja loome residentsist, hakkame sõitma Nigula rabasse ja vaatab meie kolleeg Augustin Salzburgist, et mis jamas on massi ja see loomekeskus asub 22 kilomeetril. Sõnaga see maantee, mis läheb sealt Urissaare Massiaru teeristist, hakkab minema, seal on kohe metsa vahel 1 kilomeetri post 22. Nii, tuleme meie rabast tagasi. Vaatame, on ühesõnaga seesama Urissaare rist, eks on ju seal ma ei mäleta, kus kohta, kui palju oli, ühte kohta 3, teise kohta 7 ja kolmandasse kohta 12 kilomeetrit. Ühesõnaga 3, 7, 12, summa 22. Nii. Hakkame meie eile tegema oma kontserdi peaprooli. Lootsime alustada kell 7. No ei õnnestu. Ühesõnaga panime kella 10. No mis on õhtul 22. No ei õnnestu. Siis mõtlesin, et no nüüd on lõpp, aga kui me tahame üldse olla selle asjaga kooskõlas ja meil algas eilne läbimäng 22. Nii et uskuge või ärge uskuge. Ja siis vaatan mina, eks on ju teie videot, mis sealt vastu vaatab. 10 varvast. Nii, vabandust, 20 varvast. Eks, ja mida see tähendab, ühesõnaga seda vabandust täpsemalt seletada, selleks, et klaviatuuri peal tegelikult seda 22 helirida mängida, on meil vaja 5 + 5 + 5 + 5 musta klahvi. Nii, ühesõnaga midagi on lõus ja selles mõttes ma olen täiesti löödud sellest, et ühesõnaga meid vastupidi suunatakse või kogu aeg segatakse. Praegugi see teos, mis kõlas nii-öelda siit praegu lindi pealt, oleks pidanud tegelikult olema laivis. See oli see, et Leonora ei saanud praegu osaleda ja see kõik on olnud ümbermängimine, tegi selle, Nora on töötanud öö
töötoa raames väikeseks süüdiks kokku.
mille abil ta kirjutab ja uurib muusikat.
22 süsteem võib olla reaalmaailmas olemas? Jah, aitäh, Andrus. Ma ei ole ette valmistatud midagi näitama, aga ma püüan sõnades seda inspiratsiooniallikat lühidalt välja öelda, et on sellised matemaatilised ebakristalli nime all avastatud geomeetrilised kujundid. Roger Penrose on neid avastanud ja on neid arendanud ja need on Penrose tilings inglise keeles ja need koosnevad kahest erinevast kujust enamasti ja mina kasutasin sellist kujundi vormi nimega kites and darts. Dart on nool ja kites on siis tuulelohe eesti keeles. Ja siis need moodustavad selliseid huvitavaid kujundeid ja mis on neist huvitav, neist korduvad mõne korraga siis lühikesed ja pikad intervallid ja midagi sarnast on ka siin nendes MOS skaalades ja siis mina võtsin siis need geomeetrised kujundid ja lihtsalt mehaaniliselt panin paberi peale ja märkisin noodijoonestikule ühele Bajava nimelisele helireale
Silla Avila ja mina seda pealkirja välja öelda ei suuda, ta võib seda ise teha ja igal juhul, kui tema ise kirjeldas seda massiajalusse minekut esiteks sõnadega külm, teiseks nii kui ta kraani lahti tegi, raud, sest seal on tohutult rauda vees ja siis ühesõnaga kõige selle keskel mina kartsin, et ühesõnaga poiss vajub ära. Vastupidi, ta ütles, et ta kirjutas selle loo sellise kiirusega, mida ta ei ole kunagi töötanud. Et ühesõnaga ta sai sellise inspiratsiooni, et ta lõi selle teose tõepoolest 2 päeva jooksul. Võib-olla me vaatame ja siis juhtus loomulikult see asi, mis ikka juhtuma pidi. Leonora, kes ei saa kahjuks meie kontserdil osaleda, tegi iseseisvat tööd, nii et me tegelikult, ma jõudsin veerand tundi enne kontserdi algust selle faili alla laadida, mille Leonora on meile ette valmistanud. Selle faili põhjal, mille oli Augustin sisse salvestanud Massias, nii et töö käis läbi interneti. Nagu te näete, on Leonora olnud muusikakoolis, ruuminimetus ma täpselt ei tea, aga nagu te näete, siis tema ekraanil, mida tema on vaadanud, mängib Augustin.
ja see on selline instrument, mis on valmistatud pudelist, millesse annab puhudes tekitada heli. Aga nagu te teate, kui natukene lisada pudelile vett, siis ühesõnaga helikõrgus hakkab muutuma. Ja see põhineb sellel fenomenil, et õhusamba pikkus muutub ja ühesõnaga need on siis pudel, millel on põhi alt ära võetud ja selle külge on kinnitatud kummikinnas, mis on täidetud veega ja kui sa nüüd hästi, sa võid väga peenelt vajutada seda kummikinnast, muuta veetaset pudelis ja sellega saavutada tegelikult väga peeneid helikõrguse muudatusi. Aga praegune seis on siis selline, et Leonoral 3 loo ettevalmistamine oli liitmisliig, nii et kahjuks praegusel hetkel on, või õnneks me kuuleme kitarripartiid Steven Weigeli teosest Talv Massias autori esituses.
alustuseks improvisatsiooniga. Kõik lavale. Ei,
aitäh tulemast!